Nõukogude Liit vallutas põhjaterritooriumit teises maailmasõjas 2 päeva pärast Hiroshimale langenud tuumapommi ja ei ole nendest tänaseni loobunud. Seetõttu pole ka Jaapani ja Venemaa vahel teise maailmasõja lõppu tähistavat rahulepingut sõlmitud. 4 saarterühmast koosneva Kuriilidel on üks olulisemaid Etorofu, 22 000 elanikuga saar, mida Venemaa liider nüüd külastas. Vene meedia on meil esimest korda ametiaja ehk siis 26 aasta jooksul. Selline oli kohtumine väidetavate kohalikega, sest kuigi varemgi on Vene meedia näidanud kohalike elanikega kohtumist, on tavaliselt tegemist kindlalt välja valitud kaaskonnaga, kes etendab kohalikust. Eduard Norpolovi nimelises keskkoolis sai Putin tuttavaks kohaliku mehega, kelle ta surma saatis. Vene kangelane Eduard Norpolov hukkus 2022. aasta oktoobris Ukrainat rünnates. Selline visiit tekitas Jaapanis tõsist pahameelt. 我が国固有の領土であります。ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問は北方領土に関する日本の一貫した立場と相入れません。また日本国民の感情を傷つけるものであり断じて許容できません。Mereväe õppusi vaadelnud Putin kritiseeris ka Jaapanit Vene vastaste sanktsioonidega ühinemise eest. Tokyo on viimase 4 aasta jooksul andnud Kiievile üle 15 miljardi euro ulatuses abi, peamiselt finants- ja humanitaarabi, mis tõttu on Jaapanile abi eest tänulik Ukraina president Volodõmõr Zelenski Tokyot siiski ka kritiseerinud. Zelenski hinnangul võiks koostöö olla palju sügavam, eriti arvestades, et Jaapani Mitsubishi kompanii on üks vähestest maailmas, mis on saanud Washingtonilt loa toota Jaapanis Patriot-rakette. Neid samu rakette vajab Ukraina, mis ÜRO andmeil suutis juulikuus maha võtta vaid 29 Vene ballistilist raketti 195-st. Ми розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети. Optimistlik lootus jätkus kohtumisega tootjafirma Raytheoni asepresidendiga. We are excited about the opportunities to continue to advance the ground-based air defense capabilities for the Ukrainian people, the Ukrainian military, and we look forward to working with you and our government and the US government to continue to provide necessary defenses for Ukraine. Zelenski ütles äsja, et Ukraina suudaks hävitada kõik Vene ballistilised raketid, kui USA müüks 10% oma patriotidest, 5% elaks riik talve üle ja säästaks elusid. Kiievi surve patriotide saamiseks kerkis 2 mure tõttu. Üks on teada tuntud Donald Trump, kes juuli alguses ise tootmist pakkus. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say make them yourself. Ja 3 nädalat hiljem. We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen. But, you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible. Kui Donald Trump on üks mure, siis nüüd kajastab USA meedia spetsialiste, kelle hirm on see, et kui Ukraina saabki Patrioti tootmisloa, siis äkki hakkavad ukrainlased tehnoloogiat tundma õppides tootma liiga kiiresti, liiga odavalt ja seeläbi jäävad Ameerika ettevõtted rahast ilma.